Üks toidupaki saaja Jelena ütleb, et praegu on väga paljud pered hädas ja toidupakk aitab tema perel vähemasti 2 nädalat ära elada. Mõistetavatel põhjustel ei taha ta nägupidi ekraanile sattuda. Муж потерял работу, а я нахожусь в отпуске по уходу за детьми. Et inimesed ei peaks abi järele linna teise otsa sõitma, antakse pakid kätte kodule lähemal. Kristiines jagati toidupakid välja päevakeskuses. Saame seda teha hajutatumalt, kontaktivabamalt, üksteist ei puuduta, et selles mõttes mugavamaks ja turvalisemaks inimeste jaoks. Mis seal siis pakis on? Ja väike nimekiri tuli, siin on konservid, kuivained, teed, kohvi, natuke magusat. Pakk ise kaalub 8,8 kilo. Kristiines jagatakse abi 3 päeval. Neile, kel on raskusi ise liikumisega, viiakse pakid koju. Hetkel on olukord väga keeruline. Paljud nendest abi saavatest inimestest on noored inimesed, ka perekonnad, kes mitmed neist on kaotanud töö, nii et igasugune abi on väga oluline. Me täna alustasime jagamist, jätkame homme ja esmaspäeval ja need pakid, millele ka järgi ei tulda, me võtame juba ühendust ja viime neile samuti koju. Aga võib öelda, et see jaguneb umbes pooleks, et pooltele viime koju ja pooled tulevad siia omal jõul järgi. Erinevalt varasemate aastatega jagatakse 2 korra asemel toitu 4 korda aastas. Ka pakid on seepärast veidi kergemad, 15 kilo asemel 9. Lisaks annab Tallinn kaasa ka 51-kordset maski. Märtsikuus saab Kristiines toiduabi ligi 200 linnaosa elanikku.